Tere hommikust! Järjekordne turundusamps on teie ees ja nagu turundusampsule kohane, siis täna räägime päris turundusest kohe. Ja on meil külla tulnud siia Heidi, nii et tere Heidi, rõõm näha sind. Kaamera lülitub kohe sisse. Tere hommikust! Tore kõikidega siin suhelda. Ja räägime siis täna turundusest ja tegelikult ettevõtlusest sa oled tegelenud juba kui kaua aega? Kuule, tead, ma olen nagu muld vana juba selles mõttes, et 25 aastat on juba et tegelikult jah, tundub see hullult suur number juba, siis saab juba minu vanusega otsa juba arvutada, et jah, tõesti väga kaua. Ja kuidas sul on olnud, et kas sa oled turundust teinud peamiselt ise juhtinud või sul on olnud, kuidas sul selle turundusega on olnud? Ja selles mõttes, et kui ma alustasin, siis meil oli ikkagi turundusagentuur, kes tegi 25 aastat tagasi, kui ma olin nagu nii-öelda ettevõtja, eks ole, ettevõtja, siis meil oli ikkagi turundusagentuur ja ma ise olen õppinud ka turundust ülikoolis, aga põhiline on see praktika, mis on tulnud läbi katse-eksituse ja nende suurte failide ja raha raiskamiste ja kõikide asjadega, nii et praegu on ikkagi teen ise turundust, et on meil olnud ka turundusjuht ettevõttes, aga muidu praegu tegelikult iga ettevõtja on ise oma firma turundaja, iga raamatu autor on ise peab tegema seda turundust, et ei saa mööda kuidagi. Nii et päris nii ei saa, et mõtlen, et teen ettevõtte ja lasen siis turunduse ja müügiga kellelgi teisel tegeleda, et mina siis ainult toodan oma toodet või pakun oma teenust? Saab ikka selles mõttes, et miks mitte ei saa, aga kas on, tegelikult sul peab olema, oleneb ka, kus su ettevõte praegu on. Mul on nagu enda ettevõttega, millega ma nüüd aktiivselt olen 7 aastat, need viimane ettevõte on koolitusturu ettevõte ja millega ma olen nagu tegelenud, siis praegu ikkagi sa tahad seda, et see ettevõte töötaks nii, nagu sina tahad omanikuna, et selles mõttes, et seal võib olla lihtsalt see, et kas sa tahad neid asju teha ja kogu see turundus peab olema sinu võtmed, kui see inimene väga hästi saab aru, mis on sinu visioon ja nägemus ja sinu stiil ja sellise inimese leidmine võtab natuke aega. Ja, aga väga põnev, lähme siis, ma ei tea, kohe asja juurde, et ma arvan, minul endal on ka väga palju neid apsakuid, mida on tehtud, aga sa võib-olla inspireerides, mul tuleb endal ka mõni konkreetne lugu ja juhtub meelde, aga räägi siis, mis on olnud nagu sinu selle 25 aasta vältel kogetud kogemusega? Ma võib-olla näitan kas siis neid slaide, mis ma tegin ja kes soovib, siis ei pea kribama, võib need slaidid endale täiesti alla laadida, et me jagame pärast kommentaaridesse siis linki ja ma natuke tegin kohe lingi kommentaari, jah. Ja, et mul on nagu hästi meeldib endale need slaide vaadata ja ma arvan, et väga paljudel on see asi, et ma natuke räägin üldse, mis ma ise teen ja mis ma olen, et ma olen siis tegelikult terapeut ja äricoach ja olen siis teinud siis tõesti 25 aastat olen olnud siis ettevõtja ja ma linnulennul siis räägin ka, et praegu see ettevõte, millest ma siin praegu töötan aktiivselt, on siis minu enda nimega Heidi Plumber International ja kutsumus on siis mul inimesi toetada, andes nende kätte siis lihtsaid tööriistu. Ja ma linnulennule lähen kohe nende vigade juurde. Ehk siis üks suur viga, mis minu endal on ka olnud, et see selgus on üldine edu võti, et ei ole nagu selgus, et mida sa nagu tegelikult teed, et ja Rami, kui sa hakkad nagu esimene viga on suuresti sellega, et mis on sinu enda soovid üldse, mida sa tahad teha, et hästi palju on siin ettevõtluses ja turunduses on neid shiny objecteid, et kogu aeg tuleb uusi töövahendeid, tuule tuleb kogu aeg välja, tahaks kõige proovida, lühivideoid, igasugused Facebooki turundus, TikTok ja Instagrami, aga esimene viga, mida ma näengi turunduses, et ise ettevõtjad või üldse omanikud ei näe, kui me räägime siin väikeettevõtjatega, eks, mida sina soovid siis tegelikult teha, et kuidas sinu elukorraldus sul üldse võimaldab mingeid kanaleid kasutada ja kas sa tahad nagu olla ise aktiivne seal turunduses või tahad olla siukene, et teed ühe asja ära ja istud diivanil ja ootad, et see teeb sinu jaoks tööd, et paned mingi Facebook adsi jooksma ja siis ise ei tee midagi muud, versus oled ise aktiivne ja teed Instagramis mingid stories'id ja reel'e ja istud ja teed, et milline on sinu see hetke seis, mida sina ise soovid ja mis sul on võimalus nagu panustada, et see on esimene viga, et ei mõelda selle pealt, et mida luuakse endale äri. Mulle tulevad väga paljud ettevõtjad, kes loovad endale äri, mis tegelikult juhib nende elu, Ma ei tea, kas sind kõnetab see? Jaa, kindlasti. Ja et selles mõttes ka, et ma ise olen 4 lapse ema, et ma ei saa joosta, ma ei saa kasutada selliseid turundusmeetmeid, mis paneksin mind köidikutse iga päev, ma töötan ise poole kohaga oma ettevõttes, ma teen neid, kasutan turundust selliselt, mis on mulle nagu kohane,
Siis teine asi on, mida soovid oma ettevõtte jaoks, et ma näen, et inimesed ei saa aru, et tegelikult ettevõttesse on ka vaja investeerida, on ju, et ettevõte ei ole, et sa korra teed ära ja siis ta lihtsalt istub sul seal nurgas, on ju, või kuskil ja sul on kodulehek üleval, aga mida sa soovid ka, et ettevõte vajab ka, on ju, tegusid, on ju, et sulle, oled eraettevõte, sa pead aru saama sellest, et sa tegelikult, noh, kui sul on oma pood, mingi pood, sa teed poe uksed hommikul lahti, õhtul paned kinni, aga ettevõtjad tihti arvavad seda, et sa ei peagi midagi päevast tegema, on ju, et istudki see on see kodulehekülg ja keegi koperdab sinna internetis, siis leiabki selle kodulehekülje, aga tegelikult sa pead olema ise aktiivne, et tegelikult kui sa ise aktiivne ei ole, siis sa pead leidma kellegi, kes on sinu ettevõttes aktiivne, on ju. Nii et see teine viga on see, et mida sa soovid, et tegelikult see investeerimine on ka, et räägitakse, et me investeerime kogu aeg ja sa pead nagu investeerima kas siis raha või aega oma ettevõttesse, et see on turundus, mida ma näen, et inimesed ei saa tihti aru, et tegelikult sa pead kogu aeg selle ettevõttele osa tulust pead kogu aeg nii-öelda taas sisse panema, on ju. Jah. See on asi, et mida edukad ettevõtjad teevad ja need, kes on selles kohas, et nad ei saa aru sellest, et nad peavad nagu midagi kogu aeg nagu tagasi panema, on ju, siis sealt ei tule muidu midagi, kui sa ei investeeri ja ei kasvata. Siis ongi see koht, et see ettevõte ongi selles paigalseisus. Ja kolmas viga, mis ma teen, et siis mida sinu sihtrühm soovib, et tihti nagu turunduses hakatakse, et ma mõtlen, et see on äge asi, et kindlasti neil on vaja seda, on ju. Neil on vaja seda asja, et miks nad ei ometi ei osta seda asja, aga ei küsita väga palju, ei tehta nagu uuringuid ja küsita oma klientide käest, et mida sa tahad, mida sa soovid, on ju. Ja siis ei müüda seda, mida nad soovivad, vaid müüakse seda, mis nagu, noh, sa ise nagu ekspertina saad aru, et neil on tegelikult seda vaja, on ju. Aga need kliendid ei ole veel seal kohas, et öelda, et vot, mul on seda asja vaja, on ju. Ja siis sa proovid nagu neile müüa seda asja, mis nad arvavad, et noh, et neile kangesti vaja on ju. Aga nad ise ei saa veel aru sellest ja siis mõeldakse, et vau, et miks pärast mul nagu turundus ja müük ei toimi, on ju. Nii et see on nagu ka, nagu ma ise olen kõik need vead läbi kolistanud. Ma ütlen ausalt, ma olen kõik loonud oma ettevõtte selliseks, et ma ei nagu palgatööl käiksin nagu kõik oli nagu täis, aga tegelikult me peame nagu aru saama sellest, et ettevõtte eesmärk on genereerida siis korduvat tulu, et kõrvaldada stress sinu elust, on ju. Et kui sa oled nagu ettevõtja ja sa oled nii, et sa mõtled, et issand, mu juuksed lähevad halliks või on juba halliks läinud ja kus ma nagu jõuan kõiki neid töid teha, on ju, et äkki läheks palgatööle tagasi, on ju, et see on palju lihtsam, on ju. Et ma ise olen nagu väga palju sellest välja tulnud tänu sellele, et ma olen õppinud siis, kasutanud seda kasumi esimesena profit first süsteeme, on ju, õppinud siis erinevaid, kuidas nagu mingeid asju nagu tasanditest üle tulla, sest ma olen olnud ka seal, et ma teen kõiki asju, on ju, ma oskan kõiki asju teha, ma võin olla kõik asjad, on ju, sest aga aru saada seda, et sa pead tegema kõiki asju turunduses niimoodi, et oleks võimalikult lihtne sinu jaoks. Ja vähem on tihti rohkem. Ja, täiega nõus. Ja see stress on vastik ja tegelikult ei taha olla see, et sa oled üle töötanud ja sul ei ole aega, et see suur viga ongi turunduses üldse ka, et tehakse mingeid asju, mis arvatakse, et hästi palju midagi teen ja see töötab väga hästi ja vastupidi ja tegelikult, mida vähem sa teed tegelikult, õiged asjad pead ära tegema, aga need vanad asjad on just sellised asjad. Et see kasumlikkuse maksimeerimine on ka, mis turunduses ma vaatan, et inimesed teevad nagu mingeid asju, mis on nagu hullult töömahukad ja tegelikult sa ütled, et okei, mis on nüüd see kasum seal taga on, et sa seda asja teed, et sa müüd mingit odava hinnaga toodet, aga lõpuks ongi see, et oledki nii-öelda maksad endale palka sellest, et sa teenidki ainult oma palga välja, võib-olla oma tiimipalga ka, aga seal see kasumlikkust nagu mingite toodete müügis nagu ei osata nagu turunduses arvestada, et kõik need asjad söövad ära selle asja, jah. Et kas või kui sa kasutad Facebook Ads näiteks turundusest palju, siis sa peadki vaatama, et okei, et milline see tagasitulek ja nii edasi, et kas sul on mõistlik seda praegu kasutada, võib-olla ei olegi seda vaja teha. Ja siis ikka see meeldetuletus, mis see turunduses ongi, et me oleme äris selleks, et teenida raha, on ju, et kõik see osaühingud ja osaühingu mõte on tegelikult ka, kui sa loed seadust, siis on kasumlikkuse maksimeerimine, ehk siis see tähendab siis tegelikult kahte suurt asja, ehk siis uute klientide leidmist, on ju, mida turunduses unustatakse ära, et sa pead iga päev leidma uusi kliente, on ju. Ehk siis, ja teine asi on nende toetamist võimalikult kaua. Et vana kliendi toetamine on oluliselt kasumlikum kui see, et sa kogu aeg kalastad uusi, on ju, et see on väga suur vahe, et kui sa saad aru sellest, et sa ei pea kogu aeg, üks asi, sa pead nagu neid uusi kliente leidma, aga sa ei pea kogu aeg neile müüma, eks ole.
et turunduses võib teha ka lihtsalt asju sellepärast, et lihtsalt kliendiga suhet luua, on ju. Ja raha teenitakse hoides oma kliendid rahul, nii et see on nagu see suur saladus turunduses, mida väga palju ei räägita, et kogu aeg räägitakse, et uued kanalid ja uued võimalused, et vau, siuke uus asi on välja tulnud, et hakkame nüüd kasutama seda asja. Aga tegelikult, kuidas seda tegelikult suurt raha teenitakse, on see, et sa tegelikult müüd korduvalt püsikliendile, on ju. Nii et see ei ole üliefektiivne, vaat minu pool on see tõesti see, et ma aitan hästi palju inimesi, kuidas saada siis seda kohta, et sa ei raveleks niimoodi, on ju, vaid sul jääks eraelu jaoks ka aega, et sa ei oleks kogu aeg nagu läbi põlenud, et sa jõuaksid trennis käia, kõndimas, ma ei tea, tegeleda oma laste, koerte, kodumajapidamisega, on ju, et see on nagu, ei pea olema nii, et sa teenid oma palka nagu välja eraettevõtjana, mida ma näen väga palju, et eraettevõtjad teevad hästi. Nii et keskendu olulisele, et turunduses ongi see, et ära sahmi, ära lase seda shiny objectit, et vau, et siuke äge asi, et ma lähen teen seda, et mõtle alati, et mida sa milleski teed, on ju turunduses, ja ma näengi, et see sahmimist on nagu mega palju, et ja ei mõõdeta tulemusi, vot see on ka asi, ma seda slaididesse ei pannud, aga just see, et ei mõõdeta tegelikult tulemusi, et mis on siis see asi, mis tegelikult mul nagu töötab, on ju. On ju, ja seda, mis on sul siis töötab, seda võiksid siis korduvalt teha, on ju. On ju, et see unustab ära, et mingi asi väga hästi töötab, on ju. No sina oled väga hea näide, et korduvalt tehes nagu tuleb edu, on ju. Ma teen ka korduvalt asju, ma olen 7 aastat teinud iga esmaspäev kell 12 Facebook live näiteks. Wow. Et see on ka, et sa oledki, mis on oluline praegu, on ju, et mis on see, mis tegelikult mu nii-öelda töötab hästi, on ju. Ja paku väärtust ka, et mis nad siis nagu saavad, et nad keegi ei käi niisama neid Facebook live kuulamas, on ju. Ju nad siis midagi saavad sealt ka, on ju. Et see paku väärtus, et too ka väärtus välja, et inimesed ka saavad aru, et vau, et vaat see ongi see väärtus, miks ma siin käin, on ju. See väärtus, miks ma seda vaja on, on ju. Nii et ta saaks nagu ka nagu, tegelikult nad saavad sinna raha numbri taha panna, on ju, ja kui sa võrdled seda, vau, et see on nagu päris väärtuslik asi, on ju, mida siin pakutakse, on ju. Ja mis ma siin tahtsin veel siin turunduse absurus nagu just välja tuua, et vaata üle siis see, et mis asi see 20% sinu panustada ajast on ettevõttele kasulik siis 80% ulatuses. Et igal nagu ametikohal ja turunduses ka, et vaata, mis on see asi, et kas sa pead igal pool olema, kas sa pead igal pool sahmima või on sul piisab seda, et sa teed kuskil kanalis hästi, on ju. Sa teed midagi hästi, mis töötab, et sa ei pea kogu aeg nagu leidma nagu uusi variante, vaid sa kasutadki midagi, mis on hästi või kui sa ei ole leidnud seda kohta, seda kanalit, võib-olla siis nagu katseta või küsi teistelt, et kes on edukad, on ju, mis kanal kasutavad ja proovi vähemalt olla nii järjekindel, et tööta nagu mingi asjaga vähemalt aasta. Et ma märkan seda, et kui mul tuleb näiteks kliente, ma vähemalt saan aasta aega taga töötada, siis need tulemused on massiivsed nagu, on ju. Ja kui sa mingit asja teed järjekindlalt, et siis ma soovitan vähemalt aasta ühele strateegiale nagu pühenduda, on ju, mitte öelda, et vau, et see ei tööta, et kui sa muidugi aluses kohe saad aru, et vot ma TikTok ei tee, on ju, turunduses, on ju, aga proovi vähemalt nagu mingi aeg seda asja, et ära viska kohe nii-öelda metsa kõiki neid asju, on ju. Ja proovi nagu ka, et kui sa leiad, et sul on mingi mindseti blokeeringud, on ju, ehk siis mis on, sa näiteks julge näiteks kaamera ees midagi teha, on ju, et siis proovi neid siis ületada, ehk siis leia siis keegi, kes teeb hästi ja mine õpi tema juures näiteks, on ju, või siis või küsi, et võta endale coach või mentor, kes ütleb, et vau, et mis sul siis nagu hirm tuleb nahka, kui sa näitad oma nägu kaameras näiteks, on ju. Et enamus turundus ikkagi töötab väga-väga hästi, ikkagi kui omanikud on ka ikka videopildis, et muidu asjatult sa ei näe neid suuri turundajaid ise ka igalt pool proovivad oma näoga rääkima saada, on ju. On ju, et tegelikult mida rohkem seda päris inimest turunduses näitab, on ju, sa ei pea olema ideaalses vormis, on ju, ideaalse meigiga iga kord, on ju, aga lihtsalt, et sa oled nagu autentne, on ju.
et siis proovige aru saada ja vaata, et kus sa ennast ise takised, kus sa seda jalga taha paned, on ju, et sa ei julge midagi teha või alustades sellest, et sa ei julge oma sõpradele või Facebooki profiilile öelda, mis ägedat asja sa teed, on ju. Enamus sõbrad ei teagi, mida sa võib-olla teed, on ju. Et mõtle ka, et mis sul juba olemas on, et tegelikult meil on kõikidel nii suur juba sotsiaalne võrgustik, et igaüks siin saaks nagu suht 5 aastaga miljonäriks, kui ta kasutaks seda võrgustikku. Vot. Jaa, täiega äge. Ma praegu panen selle share'i stoppi, et äkki on mingeid küsimusi tulnud vaatajatelt või siis sa ise tahad midagi küsida, et kuidas sa nagu ise nagu arvad sellest, mis ma siia praegu panin. No ma nagu absoluutselt iga asjaga olen nõus ja mulle meeldis see järjestus ka, et nagu mõnes mõttes ongi prioriteetide järgi, sa panid selle järjestuse minu jaoks ka tegelikult, et tõepoolest kõik algab selgusest, et kui ma olen neid kodulehe tegemise väljakutseid olen teinud ja inimesed tulevad ka sinna alustava ettevõtjana, siis hästi hea peegel on see, mida nad hakkavad sinna kodulehele püsti panema. See on nende enda sisemuse peegel ja tihti vaatab sealt vastu ikkagi segadus, sellepärast et nad ei tea veel ise täpselt, mida nad tegelikult tahavad hakata müüma, kellele nad hakkavad müüma ja nii edasi. Sellel hetkel, aga ühesõnaga, et need alustavad ettevõtjad, kelle sees on selgus, et ma seda tahan teha ja see on minu klient ja ma tean, mida ma teen. Vot nendel on ikka tohutu kiirendus taga ka nagu. Ja, no mina olen natuke see, et ma olen ise ka mina ei räägi üldse mingist nišist või ideaalkliendist, on ju. Mina räägin sellest, et mida sina tahad, on ju. Mina räägin hästi sellest, et sest ma ise ei ole ka, ma olen väga palju käinud, on ju, ja öeldud, et niši heidi ennast nüüd kellegile ja mind ei olegi võimalik nissida, mind on nii palju lihtsalt vaata. Et ma teengi ka erinevaid asju, aga loomulikult see on lihtsam nissida, kui sa ütledki, et vot, et ma nüüd pakungi näiteks alustatele ettevõtetele aitan nagu näiteks nad saada nagu mingi 100 000 käibeni aastas on ju, või midagi sellist, et see on palju lihtsam nissida, kui sa räägid ise, et õpetan sulle, kuidas luua ettevõtet on ju. Aga loomulikult see sõnum on oluline. Ja see punkt ka, et aru saada, mida kliendid tegelikult vajavad. Et näiteks kas või see kanalite valikus, et ma ise olen ka hästi hea näide selles mõttes, Instagrami turundust ma pole üldse teinud. TikTokis ma ei tea mitte midagi, ma tean, mida mu lapsed seal natuke midagi vaatavad ja teevad. Ja ainukene kanal minu jaoks on põhiline olnud Facebook. Nagu see on põhiline. Isegi LinkedIn on täiesti nagu kõik kõrvale jäänud, kuigi võiks ju olla natukene võib-olla seal LinkedInis ka. Ja töötab nii hästi. Katsetanud need kõike, et ma praegu olen nüüd teinud 2 nädalat, tegin uue Instagrami kanali omale ettevõttele, et Heidi.Blumberg on see Instagramis, kes tahab jälgida. Ja mida ma seal tegin, on tegelikult ma olen nüüd 2 nädalat jaganud stoorides oma päris elu, on ju. Et selles mõttes see on nagu hullult nagu põnev olnud inimestele näha, et üks asi on, ma teen seda turundus seal kuskil Instagramis ja Facebookis või kodulehel, kuskil iganes Google'ist tulevad, on ju. Ja teine asi on see, et ma räägin teile, et mis mul nagu telgitagustes juhtub, sest tihti see on nagu palju huvitavam, et kui ma nagu räägin, et vau, et näed, et ma valmistan ette selleks asjaks või mida ma teen siin. Et mina ka ei suutnud nagu Instagrami nagu selliselt endale maha müüa, näiteks kanalina, et ma hakkan seal nagu mingit sotsiaalmeedia postitusi panema või midagi sellist, et see ei töötab minu jaoks. Aga praegu see variant ma sain päris söödavaks endale teha. Ja väga äge, vaata, sul on nagu kindel nagu suund, on ju, et ongi telgitagused, et see iseloom on seal kanalis olemas, et see on lahe. Ja minu meelest sinu puhul on nagu üliäge see, et sa oled nii avatud nagu, et tõesti kaamera nagu on su parim sõber, mulle tundub, sest et sa nagu ja see on üks võti, kuidas saada tähelepanu, et minu puhul oli ka ikkagi 2 aastat tagasi, kui ma ka ületasin ennast ja hakkasin siis neid koolitusi, videokoolitusi tegema, aga see andis ka mulle ikka tohutu kiirenduse, et ma jäin silma nagu erinevatele klientidele ja niimoodi hakkas see asi nagu minema. Ja mul on nagu see, et ma olin nagu nii harg, kui ma alustasin, et kui mu YouTube'i kanalile minna, siis seal on üks video, mida ma tegin 7 aastat tagasi ja ma tegin nagu seda 7 korda videot, saad aru. Et kas rääkida, mida ma teen ja ma olen nii harg, ma mäletan, kas ma panin lapse nukumaja peale, panin oma kaamera püsti ja siis harjutasin seda, et see video on mul seal täiesti olemas, ma ikka kliente saadan sinna, et nüüd ma uuel nädalal olen taas tegemas kaamera enesekindluse väljakutset, et ma ei tea, kas siin on keegi, kes tahaks nagu ühineda, aga põhimõtteliselt ma seda olen uuel nädalal tegemas ja just see, et kuidas nagu saada üle nendest hirmudest, et seal on, ma olin nii harg, et mul oli Facebooki pilt, oli isegi, ma ei tea, mingi kassi pilt oli mul Facebooki profiil, saad aru veel mingi aastaid tagasi, et ma ei julgenudki näidata, sest mis inimesed arvavad, et ma hakkan nüüd mingiks
kõneisikuks, on ju. Aga tegelikult see on nagu suur asi, mida ettevõtjad saavad teha tõesti, et saada siit hirmust lahti, et näidata ennast ja rääkida, et vau, mul on see äge toode, on ju. Et isegi kui see toode ei ole äge, siis võib-olla sa peaksid uue toote arendama, mis oleks siis äge, on ju, sellepärast, et see on nagu kõige olulisem, et sa nagu julgeksid maja katuselt karjuda, et vau, mul on siuke elumuutev asi. Täiega hea mõte, et tõesti, kui sa seda ise nagu ei julge teha ja siis kas see toode on üldse väärt, on ju? Ja kas see toode on üldse väärt, et ma olen ise ka väga palju asju teinud, et aga selles mõttes mul peab olema nagu, no ühesõnaga sul peab olema mingi tagasiside klientidelt ja kui sa klientidelt ei tea, mida nad tahavad või mida nad hindavad su juures, siis käibki väga palju see müügimotivatsioon alla, et kui keegi sulle ikka saadab siin, meil on ikka iga nädal tuleb video tagasiside klientidelt, kes saadavad mulle Messengeris, et vau, et ma olen nii tänulik ja õnnelik, et siuke asi juhtus minuga. Et see lihtsalt nagu annab endale ka nagu vunki juurde, et kui sul keegi nagu ei ütle, et see on nii äge toode või teenus, siis ja sa ei oska küsida ka, on ju, ei küsi ka kliendilt, et kuule, et ole hea, et teate tagasiside, on ju. Et see on väga palju Eesti ettevõtjatel, millest läheb müügimotivatsioon alla kahjuks. No pluss siis see on ju, et mõeldaksegi üksinda seal kuskil, kui oled alustav ettevõtja, siis väikses magamistoas seal punnitad ise mõelda, et mida siis klientidele kirjutada ja kuidas seda toodet serveerida. Aga kuidas hakkavad need mahlad voolama, kui sa tegelikult tõesti suhtled klientidega avatult, on ju, ja saades nende käest seda tagasisidet ja mulle meeldis hästi see punkt, mis sa ütlesid, et tehakse asju, mida tegelikult sihtrühm üldse ei oota ega vajagi. Ja väga hea on nüüd tõesti tulnud ChatGPT välja, ma olen nüüd AI-d kasutanud 2 aastat oma turunduses, ma teen ise koolitusi seal teemal ja ka väliskoolitusi teistele ettevõtetele ja väga hea on küsida chatilt, et mida mu klient vajab, et mul on selline klient, on ju, et mida ta vajab ja tegelikult ühe päevaga saab tõesti teha terve kuu enda sotsiaalmeedia turunduse ära selle chatiga, nii et praegu on turundus sellises kohas, et kui sa nagu neid asju ei kasuta, siis sa lihtsalt vaatad, kas teed vuhisevad mööda ja puhkavad ja panevad Facebooki pilte Palmisaarelt, endal neil firmad käivad taga, et see on tegelikult automatism ja automeerimine, igasuguste tegevuste automeerimine turunduses või siis leidmine kellegi, kes aitab sul neid automatisatsioone teha, eks ole, koduleheküljele kasvab panna, et see mail-list iga päev kasvab ja edasi. Et sellised asjad on tänapäeval nii lihtsasti tehtavad võrreldes sellega, kui ma alustasin 25 aastat tagasi. Ja see on vägev, jah. Kas sul tuleb mõni nagu selline konkreetne lugu ka meelde kohe päris elust, et kus sa tegid nagu vea turunduses ja maksid sellega rahaga näiteks või ma olen ajaga? väga palju vigu teinud, ma olen proovinud vist vähemalt 5 erinevat näiteks meili platvormi, olen kolinud oma meile sealt ühest kohast teise, kahetsenud kolimisi. Maksnud väga palju raha inimestele, kes üles seadvad, kolimist protseduure teevad seal, on ju. Mis ma turunduses, ma olen kohutavalt palju turunduse koolitusi ostnud nii Eestis kui välismaal. Eestis muidugi vähem, aga välismaal hakkab see shiny object, et mul on siuke äge koolitus, et mul on seda ka veel vaja, on ju. Ja siis vaatad, kui turunduses oled, issand jumal, ma võiksin olla ise koolitaja seal asi. Et suuremad ämbrid võib-olla lugudest on võib-olla see, kus suure hurraaga oled hakanud mingeid suuri ümberkorraldusi tegema, et ma ise muidugi enam ammu ei tee neid asju, mida ma oskan teha, ehk siis ma ise ei tee neid Canva pilte ja kodulehekülgi, ma olen ise teinud vähemalt 5 tükki ise endale WordPressis. Ühel hetkel lihtsalt vabastadki oma aega selleks, et teha midagi, milles sa oled nii-öelda mis on see 20%, millest ma just rääkisin, eks? Eks mis on see 20% minu ajast, mis toob ettevõttele 80% tulemusi, on ju. Nii et leida see asi on minu arust on see võtmeasi täiesti, et kuidas saada nagu ennast sellesse kohta, kus sul ei ole juuksed püsti, on ju. Ja kus sul tegelikult ka igapäevaselt tuleb müügid sisse, on ju, et sa pead saama ettevõtte sinna kohta, kus raha laekub su kogu aeg, on ju, et meil ei ole aastaid olnud ühtegi päeva, kus meil üldse oleks 0 müügid näiteks, on ju. Et selles mõttes see on see asi, et sul on lihtsalt ongi neid tooteid juba igale sihtrühma päringule, on ju, et ma saan varrukast võtta ja raputada, et mul on siukene äge asi, või ma saan suunata kellegi juurde, on ju, affiliate'i süsteemid, muud siuksed asjad, et see kõik tegelikult aitab lõpuks ikkagi ettevõtte sinna kohta, kus kõik on rahul. Kas sa oskad anda nagu mingit
ütleme, et oletame, et ongi selline paras segadus on ju praegu ettevõtja peas, et ta esiteks ise ka väga hästi võib-olla ei tea, mida ta siis tahab ja ühesõnaga tunneb, et rapsibki täpselt see, mis sa kirjeldasid, on ju, et rapsid igal pool ja oledki stressis, väsinud ja mõtleks, et ma lähen parem palgatööle tagasi. Et mis oleks need nagu hästi praktilised sammud, mida nagu teha? Otsi mentor. Ja see on ainus asi, et ei ole mõtet ise avastada, et paljud inimesed, näiteks ma olen ise ka, eks ole, kliiniline terapeut, ma olen ka kliiniline hüpnoterapeut ja mida mina näen väga palju Eestis on, et coach'e väga palju, terapeute, aga kui sa lähed teadmik.ee ja tahad vaadata palju, kas ta käimakohustused või mis te käibed on, siis need käimed on nii, et ei olegi, ei peagi palgatööl kõrval käima veel lisaks sellele, et nad turundavad, kuidas oma elu muuta ja rikkaks saada. Et tegelikult, mis see nagu ongi, nad tegelikult ei ole seda turundus- ja müügitausta, et nad ei teagi, kuidas seda teha, et selles mõttes on vaja ikkagi ennast koolitada, kuidas päriselt turundust teha. Et inimestele on vaja nagu selgeks teha just see 3. punkt, mis ma veana ütlesin ka, et mida see klient tegelikult tahab, et mida kassid tahavad, on ju. Et siis nad ei taha sul neid lahendusi, mida sina tahad pakkuda või ütled, et see on selline äge lahendus ja ma tahan sulle pakkuda sellist asja, vaid nad tahavad hoopis mingit teist asja, on ju, ja kui sa saad nagu ühel hetkel aru, et teed nendega kliendikõnesid, ankeete, võtad erasessioone. Mina praegu näiteks väga palju teen tasuta sessiooni inimestega, et näiteks uuel nädalal mul on praegu selline vaikne aeg ja ma olengi pakkunud, et sa võid tulla hüpata, kui sa tahad minuga töötada 30 minutit tasuta kõnele näiteks, et ma teen neid just sellepärast ka, üks asi, ma saan inimesi aidata, on ju, neid kõnedel, küsin, mis ta tahab ja nii edasi. Teine asi, ma saan ka aru, et mida mu klient, kus kohas mu klient praegu üldse on, on ju. Või inimesed, kes nagu minuga nagu resoneeruvad, et mida ma siis nagu võiksin nagu teha, on ju. Eks, et seda ei tohi nagu ära unustada, et kui sa oled seal ettevõtja, sa ei saa istuda seal üleval tornis toolis, on ju, ja mõelda, et ma nüüd lihtsalt teen mingeid asju ja toodan mingit sisu ette ja asju, aga tegelikult võib-olla see ei olegi, mida sinu klient üldse tahab. Täiega hea ja see on tõesti meil nagu jooksnud läbi siin ja ma ise tunnen samamoodi, et see on nagu võtmeküsimus aru saada, mida kassid ostaksid, nagu sa ütlesid. Jah. Et igaühel meil ettevõtjatena on ka ja ettevõttel ka, igaühel on oma siis on ju need väärtused ja kuvand on ju, et minu üks väärtused on see, et ma olen väga hea nagu coach on ju, teoorias ja praktikas ka. Teine asi on see, et mis on minul see vuu element on see, et ma olen see vuud on siia natukene sisse, ma ei taha küll see vuu sõna kasutada, aga ikkagi see, et see mindseti töö on ju, need uskumused, need hirmud on ju, see ongi see, et kas sa julged enda nägu näidata või sa ei julge on ju rääkida, aga sa lähed punaseks on ju, kui sa lähed esinema või sa igal võimalusel Marika kirjutab, et tule siia ja ma tulengi naksti siia on ju reede hommikul on ju, et või ma ütlen, oi ei, ma ei saa, ma pean oma, ma ei tea, postmargi kogu on ju korrastama, mul on mingid muud tegevused plaanis on ju. Et see, et ma kasutangi võimalusi on ju, et ettevõtja peabki olema see, et sellepärast ongi ettevõtja, et ta võtab midagi ette on ju, et kui sa midagi ette ei võta, siis come on, sa ei ole ettevõtja ka, et siis tuleb mindsetiga töötada, miks sa ei võta neid asju ette on ju. Väga äge. Super, ma arvan, see oli praegu nagu täiega selline ülesäratus ja me vajame seda ülesäratust tegelikult kõik aeg-ajalt, et hetkel ma vaatan, küsimusi ei ole, sest kõik on kindlasti nüüd nagu lihtsalt kuulanud ja ammutanud vaata seda enda sisse. Ja kas nüüd muud ei jäägi, kui asjad nagu praktikasse panna, et endasse selgus luua ja ma jagan veel korraks sul siin, et jääb see slaidile ka mul need kontaktid, et kui keegi tahaks mind Instagramis näiteks jälgida, ma jagan kohe oma siis neid kanaleid, mis mul siin slaidile veel lõpus on, et ma loodan, et on näha, et enesekirjade väljakutse on järgmisel nädalal, et kui keegi soovib osaleda, siis et tulla, see on siis 3-päevane väljakutse, kus saab siis osaleda ja siin on siis mul siis Instagram, Facebook on Heidi Blumbergi nime all ja mul on ka siis Facebooki grupp ja kodulehel heidiblumberg.ee, et sellest, kui keegi tahab nagu vaadata seda Instagrami, siis on päris põnev võib-olla vaadata, et kuidas ma siis juhin nagu nii-öelda sellist edukat ettevõtet. Meil on 3 aastat on Äripäeva top koolitusettevõte ja kuidas ma siis kombineerin seda siis, et oma 4 lapse ja kaduloomade ja hobidega. Väga äge. Aitäh sulle, Heidi, tõesti, et sa tulid ja jagasid neid kogemusi. Vahepeal me kuulame, mõtleme, et ma olen ise eriti alguses, kui ma kuulasin, kuidas
need, kes olid juba kogenud ja tegijad, rääkisid midagi, aga siis ma mõtlesin, et ma pean ikka ise proovima nagu, et kuidagi läks ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja, aga mida rohkem ise teed, seda rohkem ma saan aru, et tasub kuulata neid, kellel on kogemused ja tõesti see, mida Heidi praegu rääkis, et võtke need punktid ja pange endale kuskile suurelt rasvaselt seinale kirja ja alustage nendest ja tõesti see edu on kõigi jaoks kättesaadav. Ja edu on väga erinev ka, sellepärast, et ma olen olnud ka selles kohas, kus mul on väga suur ettevõtte tiim olnud, mul on väga palju inimesi tiimis olnud, mul on olnud probleemi inimesi tiimis on ju, ja pigem nagu hoida seda tiimi väiksena ja inimesed, kes ei ole konfliktsed ja kellega ei ole probleeme ja kellega sa ei pea sabas istuma, kuivõrd see, ja ma ütlen, see AI, ChatGPT, sul ei olegi vaja nii palju seda tiimi liikmeid, kui sa kasutad seda ettevõtjana. Ja täiega äge. Aga aitäh siis ja toredat vahvat reedet ja algavat nädalavahetust kõigile. Kõikidel ilusat nädalavahetust. Tšau. Tšau.